tulemast Amsterdami, tere tulemast Adele ehk siis maailma suurima tantsumuusikafestivalil. On laupäev hommik, kell ei ole veel 10 ja juba me siin tiirutame Amsterdami linna vahel. Laural on täna veel veidikene siuke imelik tunne kurgus, sellepärast et eile ta ju ei kasutanud võimalust, särast päike ja tuul võttis ta tegelikult natukene ära, aga mina käisin eile veel õhtul, käisin ühel peol, käisin Escape Clubis, ööklubis, vaatasin, kuidas seal Fedele Grand mängis ja kuidas pidu toimus üldse, mis toimus linna peal öösel. Okay. Me otsime ühe koha üles, kus saaks ära anda demod ja vaatame, mis saab sellega. Ja juba vara hommikul on siia tulnud juba päris palju inimesi, kell pole veel 10 ja juba nad kõik tahavad siin saada midagi ja vaata, on siin järjekorras, ootavad, et oma demosid ära anda. Me kasutasime võimaluse ära oma presskaardiga, pressisime nagu täiega siin sisse, sest ma olen isegi mõelnud vahepeal, mis see press tähendab. Ma arvan, see press tähendab seda, et tuleb nagu korralikult nagu pressida, sest et see järjekord oli ju ise nägite, kui pikk. Mis sa arvad, Laura, kas ma pressisin hästi või? Ütleme niimoodi, et nüüd me saime 5 minutiga Julian Jordani juurde aja. Meil anti selline lipik. Julian Jordan on põhimõtteliselt Garrixi üks parimaid sõpru ja temast on tulemas üks väga-väga suur artist. Tema siis kuulab meie lugu ja siis vaatame, mis selle eksperimendiga saab, et kuidas läheb ja kuidas meil minema hakkab. Me oleme nüüd järjekorras, meid võtab vastu Julian Jordan ja tema siis kuulab mind 10 minutit, ehk siis me üritame vaadata, mis ta siis ütleb, nagu kas meie eksperiment läheb läbi, kas talle meeldib see või siis saab öelda äkki mõnda näpunäid, kuidas neid lugusid paremaks muuta, sest et need lood siia tõime, need on täitsa sellised nagu demod ja promod. Vaatame, mis nüüd saab, Julian mõtleb meid jutule, sest ta on siin 20 minti hiljaks jäänud. Siis me saame teada, mis ta tegelikult arvab sellest kogu sellest asjast. Tõe hetk on käes. Mis Mr. Julian arvab sinu loost? No võt, see on väga... Laura, millised sinu ootused on? Kardan. Mr. Julian siin nõustutab pead, see vist on hea. Lugu juba läbi ei saa, nii pikk lugu. Tundub hea, kus ise ei kuule. Jube litter tuli peale kohe. That's sick. I like it. That's a great concept. Well, I would say I like the vocal a lot. Good voice. I would say the drum. It's a personal thing though. Maybe create like a melody that's like more easier. Yeah, it's simpler. Nüüd Julian kuulab jälle uut lugu. Talle vist meeldib see. Meeldib, mis sulle meeldib? Ma ei tea, mulle meeldib oodata. See on tunne nagu pool tundi juba siin olnud, see on uskumatu. See on nagu telekates need. See on nagu hambaarsti tooli peal või? See on meeldivam. Ootad, kuni puur tuleb suhu. If you layer it and you make the drop a little bit more fuller, it will be like it would have more impact. So I would say that's a good thing. Also, I really think the placing of everything in the track is really good. It's like really poppy and it's really good for the streaming and everything. I think that's really good. See on uskumatu, kõik tahavad ühte meelest näha, kes mees on. Kõik tahavad näha Don Diablot ja õnneks on see hea, et meil on need pressipaelad. Ja nende pressipaeladega me saame läbi, aga siin on nii palju inimesi, et need inimesed ei saa siia mitte kuidagi arvatavasti sisse ja ma ei kujuta ette, kuidas nad siia pääsevad, aga igal juhul siin on väga palju inimesi. See on uskumatu. Kas nad on kõik fännid või kes nad on sellised? Ma arvan, et nad on kõik fännid, sest Don Diablo on ikka väga suur nimi. Ja lähme vaatame, mis Don Diablo teeb, räägib. Julian
Jordan ütles meie esimese loo, mida me lasime talle, see on siis nüüd see lugu, millele me tegime muusikavideo, ütles sick, ehk siis nagu üliäge. Andis natukene oma enda mõtteid, mis võiks nagu parem olla või ägedam, aga põhimõtteliselt talle nagu meeldis kõik, nii et võtsime näpunäiteid ja üleüldse siin päris paljudelt oleme saanud head tagasisidet, nii et tundub, et tulevad põnevad ööd ja tööd stuudios, kus saab neid asju ära kasutada ja soovitan kõikidel tulevastel produtsentidel kindlasti järgmine aasta Adele tulla, nii et siit saab väga palju häid näpunäiteid ja mis muud kui welcome to Amsterdam. Baby, I'm in love, and I'm dreaming. Baby, I'm in love, and I'm dreaming. Mis sa katsetada tahad? I don't understand these machines. Aga mis sind kõige rohkem huvitaks? Laura, räägi, mis me juhtus praegu, miks me siin oleme, miks sa kammid oma juukseid? Sest et kuskil ei müüda. Estonia. And pride and every flame.